Hello, Jean-Pierre. Can you hear me? Tere, Jean-Pierre, kas meid on kuulda? Can you see Kuulen me? väga hästi. Kas meid on ka näha? Näen teid, väga tore on taas kohtuda. Great honor and to welcome you here today. On väga suur au teid täna siin vastu võtta. Care Network president and also Ja tutvustaksin teid kui Care Networki presidenti. Samuti töötab Jean-Pierre Utrechti ülikoolis ja oleme juba päris tükk aega kohtunud. Tuttavad kohtusime aastal 2001, kui mina olin Jean-Pierre'i õpilane ja minu tee on olnud väga huvitav nende aastate jooksul. Olen tundnud palju inspiratsiooni ja aeg-ajalt oleme jälle kohtunud, jaganud head energiat ja inspiratsiooni ka omavahel. Jean-Pierre, sinu ettekanne räägib täna kogukonnast ja seal peituvatest võimalustest, kogukond kui taastumise ja heaolu saavutamise paik. Oled käivitanud erinevaid uurimusi seoses kogukonnaga, koostöös Tartu Ülikooliga, Tallinna Ülikooliga ja teiste osapooltega. Ja sinuga on kaasas täna ka kolleeg Tuki Tuk, kes on selline praktilise kogemusega inimene, kes tuleb ja jagab täna enda kogemust kogukonna töö osas. Ma tean temast paari sellist huvitavat fakti. Näiteks tean, et tema kontor on jalgratta peal. Kas mul on õigus? Tõepoolest. Aitäh, Jean-Pierre, et võtsid aega, et meiega täna oma teadmisi, oma kogemusi jagada ja annangi sõna sinule, palun. Suur tänu selle sissejuhatuse ja tutvustuse eest. Tagil on täna videoga probleeme, nii et ma loodan, et nii kaua, kuni mina oma ettekannet teen, saab tema need tehnilised probleemid ka lahendatud. Ja loodame, et kohtume temaga ka videosilla teel. Räägin täna kogukonnast ja sellest, kui oluline on see taastumise ja heaolu saavutamise paigana. Tean, et meil on kuulajaid väga erinevatest eluvaldkondadest, nii et proovin ka oma ettekandes puudutada erinevaid valdkondi, kus on kogukond kasulik ja oluline ja loodan, et tänane ettekanne inspireerib teid. Me oleme kõik inimesed ja meil on kõigil oma kogukonnad. Inimesena nagu mina, ma armastan seda vabadust olla mina ise, jalutada ringi iseendana, proovin enese eest hoolitseda. Näiteks täna hommikul ärkasin üles, käisin duši all, sõin hommikust ja alustasin oma igapäevategevustega, alustasin oma tööga. Nüüd olen ma seotud teiega tänase programmi osana, nii et olen ühendatud teie Eestis asuva kogukonnaga. Ja see näitab väga selgelt, et selleks, et ma saaksin olla mina ise, et saaksin arendada enda identiteeti, jagada enda teadmisi, kogemusi, on mul tarvis kogukonda, kellega side luua. Slaidi paremal pool näete erinevaid
kohti, funktsioone, mida kogukond võib täita. Kogukond võib olla koht, kus ma elan, naabruskond, samuti minu perekond, minu sõbrad, minu töökolleegid on ka kõik eraldi kogukonnad. Samuti täidab kogukond vaba aja rolli. Kogukond on koht, kus ma tegelen vaba aja tegevustega, mängin jalgpalli, joon kohvi, jalutan looduses. Nii et selleks, et olla ma ise ja arendada ennast iseendana, on mul vaja erinevaid. Mis aga on aja jooksul juhtunud viimaste kümnendite jooksul, on toimunud selline individualiseerumise arengusuund. Just viimased 20-30 aastat on läinud rõhk liberaalses ühiskonnas sõltumatusele, sellele, et me peame kõik iseenda eest hoolitsema. Ja selle taga peitub selline idee, et meil ei ole enam vaja kogukonda, me oleme kõik iseseisvad inimesed, me suudame enese eest hoolitseda. Samuti peame me väga oluliseks iseseisvust, autonoomiat ja see on loonud viimase 20-30 aasta jooksul sellise eraldatuse inimese ja kogukondade vahel. Võib-olla tunnete seda eraldatust ära ka omaenda elus. Individualiseerumine on muutunud eesmärgiks omaette, võib öelda. Ja rõhk on läinud rohkem inimesele kui kogukonnale. Kogukonna väärtus on kadunud. Selle tulemuseks on mitmeid negatiivseid mõjusid, kui kogukonda ja selle väärtust enam ei ole, seda ei tunnustata, siis ei saa ka inimene olla seotud kogukonnaga. Ta ei saa mängida olulist rolli, olla tähendusrikas kogukonna liige. See on miski, mis toimub loomulikul teel, tekivad sellised barjäärid, samuti muutub keerulisemaks isiku areng, sest kogukond ja kogukonna kohad on olulised iseenda ja oskuste arendamiseks. Ja nende kaudu areneb inimese isiksus. Uuringud on näidanud madalmaades ja võib-olla ka Eestis, et see on tekitanud sügavaid sotsiaalseid probleeme. Kui kaob ära side kogukonna ja inimeste vahel, siis näeme me kasvavat üksindustunnet. Viimasel ajal on Hollandi uuringud näidanud, et üle 70% inimestest tunnevad üksindust. 10-20% inimestest tunnevad end sotsiaalselt isoleeritult. Aga me oleme ju sotsiaalsed olendid, me oleme inimesed, meil on vaja seost teistega. Kui see seos teistega kaob ära, jääme me haigeks ja lõpuks me sureme. Üksildus on üks peamisi suremuse põhjuseid. Niisiis on probleem tõsine. Ja see tähendab, et sisuliselt on vaja taasavastada kogukondasid. Leida uuesti, mis on kogukonna tähendus meie jaoks, meie elu jaoks. Mulle tundub, et praegu oleme me selles protsessis, kus me hakkame juba taasavastama kogukondi.
Aga selleks, et seda taasavastada, tuleb kõigepealt aru saada, mis on kogukond. Kogukondi on erinevaid, on sotsiaalvõrgustikke, on virtuaalseid kogukondi, digikogukondi, kus jagatakse mõtteid sotsiaalmeedia kaudu, sotsiaalsed platvormid. Nii et väga palju erinevaid kogukondi on olemas ja kõigil on omad eelised. Mida rohkematesse kogukondadesse sa kuulud inimesena, seda rohkem on võimalusi kasutada kogukondi ressursina omaenda elus ja võimaldada kogukondadel enda isiksust arendada. Paljude aastate eest kohtusin ma Charlie Rappiga, Kansase ülikooli professoriga USA-s. Charlie töötas välja tugevustel põhineva juhtumikorralduse mudeli, mis on üsna levinud mudel. Ja minu jaoks oli väga inspireeriv see, kuidas ta selle välja töötas. Üks selle mudeli mõtteid on see, et me peame olema teadlikud sellest, mis on kogukonna väärtus. Ja üks tsitaat temalt on selline, mis on siin ka kirjas: kogukond on ressursside oaas. Ehk, et kogukond on selline koht, kus nagu oaasist on võimalik leida toitu, vett, loodusvarasid, ehk siis kasutagem kogukondi ja selle ressursse. Tema töötas USA vaimse tervise keskkonnas ja kontekstis, kus individuaalse juhtumikorralduse lähenemine on rohkem levinud. Niisiis, vaimse tervise teenustega seoses aitaks inimesi kogukond, et leida uusi kontakte, leida uut tööd. Nii et paarkümmend aastat tagasi hakkasime lõimima seda tugevustel põhinevat mudelit ja kasutama kogukonda ka meil siin ressursside allikana ja arendama seda. Ja sedasama mudelit kasutatakse ka Eestis, nagu kindlasti teate, tugevustel põhinevat juhtumikorralduse mudelit. Kuidas siis võtta kokku kogukonna väärtus? Kogukond on hädavajalik, et täita inimese põhivajadusi. Ja me räägime siin psühholoogilistest ja sotsiaalsetest vajadustest. Meil kõigil on vajadus kuuluda millessegi, mis on meist suurem, gruppi kuuluda keskkonda, samuti vajadus tunda, et meid väärtustavad teised inimesed, et me saaksime kogeda tähendusrikkust ja samuti on meil vajadus jagada oma võimeid, oma oskusi teiste inimestega, pakkuda tuge ja samas saada ka vastu tuge. Nii et selline vastastikusus on ainult võimalik kogukonnas. Ja loomulikult kõik need seosed, kõik need suhted on vajalikud isiku arengu jaoks. Ja loomulikult ei saa unustada, et kogukonnad on ka rahulolu ja rõõmu allikas, vaba aja veetmise koht. Nii et sellised psühholoogilised ja sotsiaalsed aspektid, aga loomulikult ka materiaalsed aspektid, näiteks toit, eluase, sissetulek. Me vajame maailma selleks enda ümber. Meil on vaja ka loodust, rohelust. Kas see on väga oluline osa meie heaolus? Ja
on väga hea näha, et on suurenenud ka inimeste soov säästa meie loodusvarasid, meie loodusalasid ja teha seda koos kogukondadega, ehitada neid üles koos kogukondadega. Sest ühest küljest me peame taasavastama kogukonnad ja nende väärtuse, aga teisest küljest on oluline ka see, et me taas edendaksime, taas looksime kogukonnad, sest me oleme need unarusse jätnud viimaste aastakümnete jooksul. Niisiis, kogukonnatöö just professionaalsel tasemel tulebki sisse siinkohal. Erinevates riikides on see valdkond juba kaasatud ülikoolides kõrghariduse tasemel, võimalus töötada kogukonna tööalal spetsialistina sotsiaaltöös ja hiljuti on lisandunud ka kogukonnatöö magistriõppe, nagu Tartu Ülikoolis kogukonnatöö arendamise magister. Samuti on selline õppekava olemas Utrechti ülikoolis Hollandis. Ja 3 aastat on see magistriõppeprogramm töötanud. Niisiis väga olulised uued arengud, mis aitavad toetada kogukondade mitte vaid säilitamist, vaid taastamist. Kui nüüd mõelda siin ka vaimsele tervisele ja taastumisele selles kontekstis, siis kindlasti olete tuttavad Jaimi isikliku taastumise raamistikuga, mida on rakendatud ka Eestis. Ja siin on 5 sellist tugitala, mis puudutavad vaimsete häiretega inimeste taastumist. Ehk pühendatus, lootus ja optimism tuleviku suhtes, identiteet, tähendus elus ja võimestatus. Ja mõned punktid olen siin kollaselt välja toodud. Just see seostatus, ühendused, kontaktid ja tugi, mida me saame kaaslastelt, samuti suhted, inimesed, kellel on samasugused või sarnased kogemused, saavad toetada teisi ja võivad tekkida sellised suhted, toetavad suhted, samuti lihtsalt olla osa kogukonnast on väga oluline inimeste isiku arengu jaoks. Mis puudutab identiteeti, siis iseenda identiteedi taasavastamine on alati seotud nende rollidega, mida inimene mängib kogukonnas. Ja tähendus elus ning sotsiaalsed rollid, neid on võimalik avastada ainult siis, kui me oleme osa kogukonnast, kui me kuulume tõeliselt kogukonda. Teame ju, et tükk aega on inimesed olnud ainult vaimse tervise kogukondade liikmed. Aga õnneks on aina rohkem kontakte inimeste vahel, kes kasutavad vaimse tervise teenuseid ja teiste kogukonna liikmete vahel. Aga siiski on veel palju tööd vaja ära teha, et selliseid seoseid oleks veel rohkem, et ka need inimesed saaksid tõesti olla osa kogukonnast. And this is in fact also what is important in the care model. Ja see ongi oluline care metoodikas. Nende inimeste toetamine, kellel on olnud keerukaid kogemusi
ja kes on tõrjutud nende ka sotsiaalsete rollide poolest. Just selline ühendatus, seotus on äärmiselt oluline, sest see on väga suurt rolli mängiv aspekt isiku arengu osas. Care-mudel, care-metoodika aitab inimestel tagasi sulanduda kogukonda ja tugevdada nende sotsiaalseid rolle, aidata inimestel uuesti saada kodanikuks, ühiskonna liikmeks. Nii et kaasamine on äärmiselt oluline märksõna care-metoodika juures. Ja nagu mainisin, on see tugevuste põhine. Mõnikord mõistetakse tugevuspõhi ainult individuaalse lähenemisega, aga see ei ole tingimata nii. Ka sotsiaalsed võrgustikud ja kogukonnad saavad olla tugevustepõhised ja tugevustepõhist lähenemist saab siin kasutada. Nii et isiku tugevused on ju seotud ka kogukonna tugevustega ja mida tugev on kogukond, seda rohkem tuge on võimalik pakkuda tõrjutud ühiskonnagruppidele. Mõni sõna ka kogukondade ja keskkonna kohta. Kogukond on sotsiaalne keskkond, aga ka füüsiline keskkond. Ja mitte iga keskkond ei oma neid omadusi, mis on vajalikud inimestele, kes on haavatavad. Sageli on keskkonnad sellised, mis tõrjuvad neid inimesi, kes on teistsugused, keda tõrjutakse, keda diskrimineeritakse. Või siis on mõned kohad lihtsalt ebaturvalised. Ja tekitavad ärevust inimestes. Inimesed ei tunne seal, et neil on turvaline, nad ei tunne, et nad on teretulnud. Ja tegelikult on oluline luua selliseid kohti ja leida selliseid kohti, mis oleksid kaasavad, mis oleksid turvalised, sõbralikud ja mõnikord isegi kaitsvad pigem, aga et nad oleksid samas ka tähendusrikkad, et inimesed saaksid seal esindada tähenduslikaid rolle, olla seal, teha midagi, mis loeb. Ja mitte iga kogukond ei ole ju sobiv igale ühiskonna liikmele. See oleks utoopiline unistus, mille suunas me peaksime töötama loomulikult, et kõik kohad, mis kogukonnas on, tänavad, pargid, kõik oleksid kaasavad, turvalised ja nad oleksid nii-öelda haavatavate gruppide suhtes sõbralikud, mis oleksid kaasavad. Ja see on meie kõigi eesmärk, see ongi see, miks on vaja sotsiaaltöötajaid sellistes kogukondades. Ja üks Hollandi sotsiaaltöötaja Tuki Tuk hiljem ka jagab oma kogemusi ja räägib, kuidas temal on õnnestunud selline kogukonnatöö enda kogukonnas. Aga kui nüüd mõelda konkreetsetele spetsiifilistele kohtadele, mis on siis nagu sotsiaalsed nišid, sellised väiksemad, toetavad, võimestavad osad kogukonnast ehk kogukond kogukonna sees, need on sellised kohad, kus on teada, et see toetav atmosfäär on olemas, inimesed saavad käituda iseendana, seal on olemas sotsiaalne tugi ja need kohad võivad ka olla ükskõik, mis see võib olla usklik kogukond, koor, kogukonnakeskus, ükskõik milline keskkond saab olla
selline spetsiifiliselt toetav. Samuti vaimse tervise keskused või toetatud elamine, toetatud töökohad. Samuti on erinevates riikides käivitunud taastumiskolledžid, kus inimesed saavad ka tulla kokku, kogeda haridust, arendada oma oskusi, võtta erinevaid kursusi ja arendada ennast inimestena. Need kohad on ka väga olulised, sest nendes kohtades tekib nagu selline sild suuremate kogukondadeni ja need ka mõjutavad suuremaid kogukondi, ehk ka kogukonnad üleüldisemalt muutuvad toetavamaks, turvalisemaks ja tugevuspõhisemaks. Enne kui Tukiga kohtume, tahaksin teile veel tutvustada lühidalt sellist mudelit, mida me kasutame kogukondade ülesehitamiseks või taastamiseks ja siin on tegevus tugevustel põhineva kogukondade arendamise mudeliga. Paremal pildil näete John McKnighti ja Jody Kretzmanni, kes töötasid selle mudeli Ühendkuningriigis välja 90ndatel aastatel. Ja vasakul pildil on Cormac Russell, kes on üks selle mudeli suur viljeleja, kes on seda liikumist arendanud üle kogu maailma. Ja tema on öelnud, et kogukondadega töötamisel vaadake seda, mis on tugev, mitte seda, mis on valesti. Samamoodi nagu CARE metoodika puhul ja teiste tugevuspõhiste sotsiaaltöö mudelite puhul on ka ABCD mudelis oluline tugevustele keskendumine. Ja toon välja 5 selle mudeli põhimõtet. Kindlasti tunnete ära siin ka CARE metoodika põhimõtteid. See on alt üles mudel. Ehk et see ei ole miski, mis oleks valitsuse tasandil ülalt alla suunatud kogukonnale, vaid vastupidi, mõte on kogukondade ehitamisel seest välja. Niisiis, töö toimub koos inimestega, kõik algatused arendatakse välja alt üles suunas. Samuti on see suhetele suunatud ning suhete kvaliteet on fookuses. See mudel keskendub ka kogukonna tugevustele, mitte probleemidele. Ja muidugi vaadatakse ka seda, mis on probleemid või vajadused, aga selleks, et neid kitsaskohti lahendada, kasutatakse ära kogukonnas endas olemasolevaid ressursse. Mainisin, et kogukondi on erinevaid tüüpe, aga ABCD mudel on keskendunud eelkõige kohapõhistele kogukondadele, nii et naabruskonnad, kus inimesed koos lähestikku elavad. Ja samuti on see kaasav, ehk et igaüks saab osaleda, saab panustada kogukonna arendamisse ühel või teisel meetodil. Niisiis ka inimesed, kellel on puudeid, neil on ju samas ka andeid, nii et iga inimest väärtustatakse, sest iga inimene on väärtuslik. See on äärmiselt oluline põhimõte ABCD mudeli juures. Yeah, the word asset is sometimes maybe a little bit complicated to explain. Ja mis on siis need varad või tugevused, ressursid? Need ongi osa tugevustel põhineva
kogukondade arendamise mudeli juures need väärtused ja need ongi kõik kogukonna liikmed, inimesed, nende anded, nende isikuomadused, need on kõige olulisemad varad või tugevused, aga samuti ka kohapeal olemasolevad sotsiaalsed võrgustikud, assotsiatsioonid, ühingud ja see, mis on nende ühingute roll selles kogukonnas, aga ka avalikud, erasektori ettevõtted, MTÜ-d, igaüks saab mängida rolli selles, et kogukonda arendada ja seda sotsiaalsete kontaktide kaudu. Samuti füüsilised ressursid ehk loodus, hooned, samamoodi majanduslikud ressursid, avalik majandus on väga oluline ja praegusel ajal on kogukond ju pärast pandeemiajärgset aega ja Ukraina sõja kontekstis on kogukond selline solidaarsuse allikas ja aina rohkem mõistetakse, kui oluline on lõpetada sõltuvus kõigest, mis tuleb väljastpoolt ja kui oluline on olla isemajandav oma riigi sees, oma kogukonna sees. Nii et hoolimata sõja ja pandeemia kohutavatest tagajärgedest on siiski olemas ka positiivne pool ehk et me taasavastame kogukondade väärtust. Ja viimased punktid olen toonud siin välja inimeste lood, kogukonna ajalugu. Ehk et milline on selle kogukonna identiteet, kuidas see on välja kujunenud ja see kõik on inimeste lugude kaudu tekkinud. Inimesed teavad, mis seal varem on juhtunud ja see on väga oluline väärtus ühe kogukonna juures. Nüüd olete kuulnud päris palju teoreetilisest poolest ja nüüd tahan näidata praktilist näidet ja tahaksin teile tutvustada Tukit. Loodan, et ta on nüüd ühendatud ja tehnilised probleemid on ka lahendatud. Tema nimi on Taki Tak. Ta on sotsiaaltöötaja ja kogukonnatöötaja Hilversumi linnas Hollandis. Hilversum on linn, kus elab 91 000 inimest ja Tuki töötab ühes linnaosas, kus elab 22 000 elanikku. Ja seal saab kasutada ABCD mudelit, sest see mudel sobib just kogukondadele, kus on vähem kui 50 000 inimest. Hilversum on tuntud linn Hollandis, sest sealt tulevad kõik meie peamised raadio- ja telesaated, seal on raadio- ja telemaja ja siin on mõned fotod naabruskonnast, kus Tuki töötab ja mõne hetke pärast räägib ka sellest kõigest ise. Selline hästi mitmekesine naabruskond, kus elab väga erinevate taustadega inimesi, seal on ka väga vaeseid piirkondi. Taki on hästi tore, sest ta on niivõrd pühendunud oma tööle, ta teeb seda suure armastusega. Ja samuti on ta töötanud seal linnas, selles piirkonnas juba tükk aega, nii et tema tõesti esindab kõike, mis kogukonnatöötaja peaks olema. Ta on seal, ta on olemas inimeste jaoks, teda on lihtne kätte saada ja nagu Triinu ka teda juba tutvustas, ta ei ole kuskil kontoris peidus, vaid tema kontor ongi tema jalgratas. Tuki, kas sa oled siin? Jaa, olen olemas, tere päevast. Suurepärane, saime ühendust. Ma tõstan oma kassi siit maha, väga tore.
tere tulemast, Tuki, ja aitäh, et oled siin panustamas Eestis toimuvasse webinari. Kas räägiksid mõne sõnaga endast ja sellest kohast, kus sa töötad? Näitasin juba mõnda pilti ka. Jaa, ma nägin enamust sinu ettekandest. Mina olen töötanud Hilversum Eestist juba 25 aastat ja see on kogu Hilversumi kõige erilisem piirkond minu arvates. Seal on väga mitmekesine kultuur, seal on inimesi, kes on erineva taustaga, on kõrgharidusega inimesi, aga on ka kodutuid ja kirjaoskamatuid inimesi, nii et väga erinevaid haavatavaid gruppe on seal samuti alkoholiprobleemidega selliseid inimesi. Nagu kuulsite, on minu kontoriks minu jalgratas ja ma sõidan kogu aeg kogukonnas ringi, sest me ei kasuta mitte ainult ABCD mudelit, vaid oluline on ka olla kohal. Ja olla kohal tähendab mitte ainult seda, et sa oled kohal siis, kui mingi probleem tekib, vaid see, et ma kohtun inimestega, ma õpin tundma seda konteksti. All in a sudden I'm not alone and people are asking things. Kui ma kogukonnas ringi liigun, siis ma ei ole kunagi üksi. Inimesed tulevad minu juurde, küsivad küsimusi. Nad räägivad oma muredest, nad ütlevad, et neil ei ole näiteks kodu või neil on raske millegagi ja nad tunnevad mõnikord häbi, aga mina ütlen, et ära muretse, sa ei ole üldse ainus ja see on juba suur asi, et sa tulid minu juurde ja pöördusid ja küll me leiame lahenduse. See meeldibki mulle kõige rohkem. Suhelda inimestega, kelle puhul riik ütleb, et need on probleemsed inimesed, kuidas me nendeni jõuame. Aga mina olen nendega kogu aeg kontaktis. Mõnikord viin neile väikese lille või kaardi ja lihtsalt ütlen, et ma olen olemas. Ja üldiselt on uks ju avatud. Ja ma proovin ise olla hästi avatud, rääkida oma südamega. Ja see on äärmiselt oluline. Olla avatud. Suur tänu, Taki, nii et südamega rääkimine, kohal olemine, inimestega kontaktis olemine. Kas räägiksid ka seda, kuidas inimesi kokku tuua, kuidas kogukonna kontaktidega tööd teha, nii et inimesed üksteist rohkem toetaksid, et kogukonnad oleks tähendusrikkamad? Jah, erinevaid olukordi on tutvuda, näiteks pikad jalutuskäigud või lühikesed jalutuskäigud. Mõnedele inimestele ei meeldi ju nii pikalt kõndida. Korraldame jalutuskäike, mis on ainult pool tundi pikad. Samuti teeme peamassaaže. Meil on juba kuskil 30 vabatahtlikku, kes teevad käemassaaži, Ja kui teha inimesele käemassaaži, siis on võimalik temaga jutustada, tundma õppida.
low, what do you call Threshold. it? Yes, thank you. To get in contact. ja niimoodi inimesed avanevad. Houses themselves, they see something, they can get Vabatahtlikud on something from a flower, kohapeal olemas work, from ja everyone has a talent. And ja people don't know they have the talent. inimestel on kõigil mingisugune anne. Mõni arvab, et ta ei ole milleski hea, ütleb, et ta ei oska midagi muud teha, kui kooki küpsetada, aga just sellega ta võib-olla saabki aitab just sellega, milles tema on hea. Nii et sellised segamajutused toovad kokku inimeste erinevad anded ja seal on ka inimesi, kellel on vaimsed puuded. Ja neid toetatakse nädalas paar tundi, käib sotsiaaltöötaja, see on paljudel väga keeruline. Eriti rasked olid viimased paar aastat, kus koroonapiirangute tõttu pidid inimesed jääma koju, nad ei tohtinud väljas käia, olema 4 seina vahel ja see ei ole ju inimestele hea, see ei ole inimlik. Ma ei tea tõesti, mida oleks saanud teha ilma kogukonnata ja mina tänu kogukonnale olen rõõmus, olen terve ja inimesed saavad pöörduda nende poole, mida nad vajavad. Me teeme koos süüa, me käime poes. Samuti korraldame vabatahtlike poolt toidu ostmist, ravimite viimist inimestele. Ja väga tore oli, kui paljud olid huvitatud aitamisest ja pöördusid meie poole, küsisid, kas me saame midagi teha omalt poolt. Niisiis olid 2 viimast aastat ka väga erilised, ma ütleksin. What matter the next half year? We are what the government has said. Aga nüüd otsustasime, et järgmine poolaasta proovime saada heakskiitu, et ka meid töötajateks klassifitseeritaks. Sest kuna me oleme vajalikud, siis me saame toetada paremini inimesi. Social place from the government, they work at home. Ja inimesed ju töötavad, need inimesed, kes valitsuse tasandil töötavad, nemad töötavad oma kodus, nad ei käi kuskil kogukonnas kohapeal, aga meie käime. Ja meie sõnum on alati see, et meie oleme avatud, meie oleme kohapeal. Ja meil on selline hästi tore kogukonna keskus. See on südantsoojendav asi, mida näha. Seal on kõik teretulnud. Ja võib-olla näete ka pilti sellest. Palume tehniku abi, et uuesti pilte näha. Yes. It's good that you mentioned also the difficult times we have gone through. Väga tore on, et mainisid ka pandeemia keerulisi aegu. Tõesti ei oleks olnud võimalik selliseid tegevusi korraldada.
important is that you mentioned that the government that recognizes samuti on väga tore, community work et kogukonna töötajad on nüüd riiklikul tasandil this illustrates also that aktsepteeritud eesliini töötajatena, nii et see näitab, kui oluline on see roll ja et on olemas ka see tunnustatus riiklikul tasandil. See on oluline areng ja kogukond on oluline ka tervise arendamiseks. Aga mis see on? See on naabruskonna buss. Kas räägiksid sellest? Tõepoolest, see oli selline vana buss, mis viis piima inimestele koju. Aga see teenus lõpetati ära, nii et me tegime selle bussi korda. Mõnede noorte abiga nad tegid siia graffitid peale. Ja selle bussiga käime me hommikuti vanemate inimeste juures, viime neile kohvi, nad saavad omavahel tutvuda. Käime neil kodudes. Get some tools to shower, to take a shower, Samuti viime neile vajalikke tööriistu, kui neil on vaja midagi parandada. Ja see on väga hea vastuvõttu osaliseks saanud. Ka kogukonna politsei tuleb mõnikord meiega kaasa või ka tuletõrjujad ja nemad tulevad ka teinekord ja tutvustavad turvapõhimõtteid ja räägivad, mida teha, kui gaasiplahvatus toimub või kui suitsuandur tööle läheb ja see on väga tähtis info, mida inimesed alati ei tea tingimata. Ja see aitab vältida ohtlikke olukordi. Mõnikord saadame appi vabatahtlikest parandajad, kes parandavad midagi ära, mis kodus on katki läinud vanematel inimestel. Väga palju erinevaid küsimusi esitatakse meile ja proovime nendele vastata. Meil on vabatahtlike grupid samuti, kes aitavad vaeseid vanemaealisi ja nende juures käivad vabatahtlikud kodus, aitavad neil aeda korda teha, tuba koristada ja nad teevad seda tööd oma südamega, nad ei saa selle eest mingit tasu. Ütleksin, et minu eriala või minu eripära on see, et ma ei küsi mitte kunagi, kas sa saad mind aidata, sest et siis inimene ütleb, et oi ei, mina ei oska. Aga mina küsin alati nii, et kas sa tunned kedagi, kes saaks mind aidata ja siis inimene sellist küsimust kuuldes mõtleb, et ta tahab kedagi teist minu kaudu leida, aga tegelikult ma oskan ju ise aidata, nii et selline lähenemine toimib väga hästi minu kogemusest. Suur tänu. Tundub, et aeg hakkabki otsa saama. Tahtsin näidata ka ühte kogukonna projekti miksitud majadest ja pärast seda on meil võib-olla ka tekkinud küsimusi osalejatelt minule ja Tukile. Kas tahaksite veel midagi kokku võtta?
üritaks öelda, Tuki, mõni selline võtmesõnum, mida tahaksid inimestele jätta? Mina ütleksin, et kui sul võimalik on, siis tulge liituge meie kogukonnaga, liikuge oma kogukonnaga. Kogukonnas on väga palju, mida pakkuda. Ja igaüks võib ju alguses öelda, et ei, mina ei saa midagi teha, ma ei oska midagi, millest kasu oleks, aga pärast mõningast jutuajamist selgub, et igaühel on oma anne ja meil on palju inimesi vaja, meil on teid kõiki ka vaja. Nii et kõik te olete olulised ja teretulnud siia meie juurde. Kõige olulisem tunne, mida ma tahaksin alati jagada ka oma õpilastega, no meil on palju selliseid keskkooliõpilasi Utrechtis, kes käivad vabatahtlikena meil abis ja nad ühendavad oma erinevad anded, nad töötavad tervishoius, sotsiaaltöös ja teevad koostööd läbi meiega arstidega, füsioterapeutidega. Ma ütleksin kokkuvõttes, et kui me koos töötame, siis on kõige ilusam ühine energia. Suur tänu! Meie oleme töötanud juba koos tugiorganisatsiooniga väga tükk aega. Utrechti rakenduskõrgkoolis on palju koostööd olnud selle organisatsiooniga ja nagu Tugi mainis, on meil interdistsiplinaarne koostöö, nii et erinevate valdkondade õpilased saavad minna vabatahtlikuks ja täiendada üksteise oskusi ja see on kõik suunatud kogukonnale, tullakse kokku linnas, kogukonnas ja selline integreeritud lähenemine toob kokku nii erinevad erialad, aga ikkagi on rõhk inimestel ja sellele, et inimesed saavad ise väga palju ära teha. Nagu Tugi mainis, on need inimesed ise naabruskonnast, kes teevad üksteisele midagi, toetavad üksteist, loovad tähendusrikkust nii enda ellu kui teiste ellu läbi oma tegevuse. Niisiis on see hea näide sellest, kuidas kogukonna töö saab hästi toimida. Me endiselt arendame seda koostööd ja muidugi on ka takistusi, aga samm-sammult toome sisse uusi algatusi ja proovime taas elustada kogukonna elu. Kogemuste põhjal ja uuringute põhjal oleme näinud, et tänu sellele paraneb inimeste elukvaliteet. Ja kui mõelda inimestele, kellel on füüsiline puue, vaimupuue või nad tarbivad mõnuaineid, siis ka nende tervis paraneb ja väheneb nende sõltuvus professionaalsetest terviseteenustest, nii et selline huvitav areng on ka. Ja veel üks näide, mida ma tahaksin jagada lühikese videoklipiga, on miksitud majade projekt. Käivitasime selle projekti selleks, et tuua kokku integreeritud selline mitmekesise elanikkonnaga elamud. Umbes 10 aastat tagasi tegime sellega algust ja mõte on projektis selles, et toome kokku inimesed, kes on kasutanud erinevaid teenuseid varasemalt ja me viime nad kokku elamuprojektis ehk et nad elavad ühes hoones
ja kui mingi Qualities of hoone renoveeritakse, siis me otsime to people who are using võimalust tuua sinna kokku inimesed, kes, nagu mainitud, kasutavad eriteenuseid, näiteks sotsiaalteenused, vaimse tervise teenused, et need inimesed saaksid elada selles hoones, üürida seal tuba või korterit, aga umbes 50% on seal kedagi, mingeid teisi inimesi ka. Ja oluline on seal see, et luuakse kogukond, mitte lihtsalt ei üüri igaüks oma korterit, vaid tehakse midagi koos, hoolitsetakse üksteise eest, tehakse ühiseid tegevusi. Ja meie oleme selle nimetanud maagiliseks miksiks või seguks, sest oleme näinud, et kui seda hästi korraldada, siis on selline lähenemine väga edukas. Ja selles videos näetegi, kuidas sellised projektid töötavad. Segamajutus. Meie ühiskonnas on igaüks oluline, kuid see pole alati nii olnud. Kuni 70. aastateni viidi puuetega inimesed sageli kaugele kogukonnast eemale. Sellest saadik on palju muutunud, kuid inimestel võib ikka olla keeruline leida oma kohta. Maailm ei ole alati sõbralik inimeste suhtes, kellel on vaimupuue, samuti sisserändajate, kodutute või psühhiaatriahaiglas ravil viibinute suhtes. Segamajutus pakub nendele inimestele teed tõrjutusest välja. Siin kogukonnas on väga mitmekesiste inimgruppide esindajad omale kodu leidnud. Nad on kõik elamukogukonna liikmed ja osa ühiskonnast. Inimesed elavad siin iseseisvalt, kuid üksteist aidates. Madalmaades on juba mitmeid selliseid kogukondi ning uusi aina lisandub. Segamajutus aitab lahendada ühiskonna probleeme. See vähendab hoonete tühjaks jäämist ja sotsiaalset tõrjutust ning suurendab uuskasutust. Samuti annab see tõuke kogukonna vaimu tekkimisele, aitab sisserändajatel lõimuda, toetab haavatavate rühmade taastumist ja aitab kodututel uue eluga kohaneda. Oluline on inimesi tundma õppida, mitte ainult nende minevikule keskenduda. Ükskõik, kas oled olnud kodutu, sisserändaja või oled lihtsalt eluga ummikusse jooksnud. Meilt eeldatakse, et panustaksime igal nädalal 4 tundi oma kogukonnale, et saaksime luua keset Utrechti linna koos oma pisikese küla. Igaühelt küsitakse saabumisel, millega nad saaksid aidata ja kuidas kogukonda panustada. Kui hakkasin mõtlema, millised 3 asja on mulle elukoha juures kõige olulisemad, sain aru, et kõige tähtsam on turvalisus, aga ka rahulik keskkond. Mingeid tülisid ei ole vaja, aga kogukond on ka oluline, mulle meeldib teisi aidata. Mulle meeldib siin elada, inimesed on toredad. Kahju on vaid sellest, et mul on keelebarjääri tõttu raske inimesi päriselt tundma õppida. Praegu on uutel tulijatel üüriturul raske elamiskohta leida. Samas tunnevad paljud eakad üksildust, nii et miks mitte nad omavahel kokku tuua. Nii saab naabruskonnast linna lahutamatu osa. Me saame aidata inimesi, kes end üksikuna tunnevad ning pakkuda noortele taskukohast majutust. Ma kuulsin, et neid valitakse nende iseloomu ja selle alusel, kas nad on nõus olema abiks lihtsate töödega nagu lambipirni vahendamine. Mulle tundub, et tänu neile on meil siin ka huvitavamad vestlused. See on koht, kus saan endaga tööd teha ja rohkem inimestega kontaktis olla. Segamajutusel on ka omad väljakutsed. Kui alustasime, olid meil mõned kaebused ebameeldivuste osas, eelkõige seoses kogukonna väljaspoolt liitunud inimestega. Tegutsesime resoluutselt ja õnneks oleme pidanud ümber asustama alla 5 inimese. Segamajutuse algatused on ühine pingutus, millesse panustavad elamuettevõtted, omavalitsused, kogukonna liikmed, sotsiaaltöötajad ja ühiskondlikud organisatsioonid. Sellised projektid saavad olla edukad vaid juhul, kui kõik osapooled üksteist usaldavad. Sellise idee elluviimiseks tuleb ühiselt pingutada.
Enne ehituse alustamist tegime koostööd kohaliku omavalitsusega, et vestelda ümbritsevate kogukondade ja kohalike ettevõtetega ning lõime fookusgruppe. Seletasime, miks me seda teeme ja kes siin elama hakkavad. Nad olid projektiga väga rahul. Je moet een heel netwerk eromheen bouwen. Sellise kogukonna ümber tuleb luua sotsiaaltöötajate võrgustik, määrata kindlaks reeglid ja kogukorra ning jälgima, et kõik hästi toimiks. Nad on inimesed nagu sina või mina. Mõnele meeldib naabritega lobiseda, mõned eelistavad rohkem omaette olla. Palju on toimumas ja uued plaanid on küpsemas. Vajadus segamajutuse järele aga aina kasvab. On vaja vaid natuke head tahet, et veelgi rohkemad inimesed saaksid olla päriselt osa kogukonnast. Thank you, Jean-Pierre. Suur tänu, Jean-Pierre. Aitäh sinule ja Tuki-Tukile selle inspireeriva ettekande eest, jagamast neid fotosid ja tõepoolest see, mida te teete, on suurepärane. Ja väga tore on seda tunnetada, seda mõista ja ma tunnen, et see on seotud tugevalt meie väärtustega, mida me mõtleme kogukonna all, kogukonna tegevuste all, mida tähendab üldse kogukonnapõhine töö, selle asemel, et rääkida inimkesksest või teenusekesksest tööst, nii et aitäh, see oli väga inspireeriv. Kas tahaksid midagi veel kommenteerida, enne kui liigume küsimuste juurde? Meil on ka mõned küsimused publikult, mida sooviksime esitada sinule ja Tuki-Tukile, kui ta veel meiega on. Ja Tuki on ka veel olemas ja hea meelega vastame küsimustele, aga tahaksin võib-olla jagada veel mõnesid mõtteid. Me kuuleme ja ju ka seda, kuidas toimuvad asjad Eestis ja ma tean, et Eestis väga palju huvitavaid asju on toimumas. Varsti räägib Dagmar mõnedest projektidest, mida teevad kogukonna arenduse magistriõpilased. Nii et huviga ootan ka seda osa. Aga võtame praegu nüüd küsimused ja meil on väga oluline mõista, kuidas on asjad Hollandis. Nendes kogukonna keskustes, kas kogukondade loomine on keskendunud konkreetsetele sihtgruppidele, näiteks tegevused vaimsete puuetega inimestele või vanemaealistele või näiteks füüsilise puudega inimestele? Kuidas te arendate seda kõike just sihtgruppide põhiselt või on see selline segatus, mitmekesine lähenemine? Ja see on väga hea küsimus. Üsna hiljuti oli veel niimoodi, et igal nii-öelda erigrupil oli oma teenusekeskus, vanemaealised olid ühes keskuses, puudega inimesed teises ja nii edasi. Ja ikkagi on meil erinevaid selliseid keskusi, aga aina rohkem on trend liikumas selles suunas, et meil on kogukonna keskused, kuhu on teretulnud kõik. Mõnikord on kogukonna keskustes tegevused erinevatele gruppidele, aga samas on ka selliseid, kus saavad kõik osaleda, näiteks ühiseine. Keegi valmistab lõunasöögi ja kõik kohalolijad on teretulnud osalema. Ja see on tõesti miski, mis on suureks abiks ja mis aitab vähendada sellist killustatust või barjääre eri gruppide vahele, sest et me ikkagi tahame, et inimesed ju toimiksid koos.
people get to know ja each other selleks on and, oluline, et inimesed saaksid üksteist tundma õppida eri we have kontekstides. a meal where people from Näiteks Morocco or Ethiopia or kui Syria preparing meil on dish, ühine söömaaeg, kus Süüriast või Etioopiast pärit elanik valmistab midagi huvitavat, siis Hollandist pärit elanikud saavad proovida ja luua kontakte sellises hoopis teistmoodi keskkonnas ja kui inimesed omavahel tuttavad on, siis on võimalik sotsiaalne lõimumine ja ühisus. Loomulikult on meil ka tegevusi, mis on suunatud konkreetsetele gruppidele, aga alati ka midagi, mis kõiki kokku toob. Näiteks, kui rääkida Süüria või Afganistani sõjapõgenikest, siis nemad tahavad, et neil oleks ka oma kogukond, neil on ühine hoida seda ühisosa kultuurilist poolt ja me peame võimaldama neile seda ruumi olla omaette. Samas ei saa nad olla isoleeritud kõigist teistest. Me ei taha, et meil oleks isoleeritud väikesed kogukonnad. Need on rohkem sellised nišid, kus inimesed saavad tunda end vabalt, jagada ühiseid kogemusi, sest neil on ühine taust. Aga samas on ka sillad, nagu enne mainisin, mis viivad neid laiemasse kogukonda ja toovad neid kokku ja see on see suund, millega me töötame kogukonnakeskustes. Another question Aitäh. was connected that does this community work Samuti küsiti, kas see kogukonna töö hõlmab ka koostööd spetsialiseeritud eriteenustega, mida rahastab omavalitsus või riik, kui on näiteks suurem vajadus toe järele. Kuidas te teete koostööd professionaalsete teenustega? Samuti väga hea küsimus. Meie oleme näinud, et kui vaatame sellist eriteenuste vaatenurka, siis aina rohkem professionaalne tugi liigub kohalikule tasandile. Nii et kohalikul tasandil on igas kogukonnas tugigrupid, mida rahastab kohalik omavalitsus ja need on siis meeskondades on erinevate erialade esindajad. Nii et inimesed, kellel on teenuse vajadus, ei suunata otse mingi eriteenuse poole ja et nad sinna jääksidki, vaid pigem see kogukonna tugimeeskond saab inimest aidata, uurida, millised on abivajadused ja loomulikult, kui on vaja professionaalseid teenuseid, siis on meil olemas ka koostöö nende eriteenustega, teenusepakkujatega. Oma uurimisprojektidest oleme näinud, et ega see lihtne ei ole. Üsna keeruline oli eriteenustest nüüd tagasi kogukonda suunata inimesi. Sest inimesed ei olnud kindlad, milline on kogukonna poolt pakutavate teenuste kvaliteet ja loomulikult on see õigustatud mure, sest me alles arendame neid teenuseid välja ja nägime palju sellist, ütleme, kaitsvat suhtumist oma klientide suhtes. Spetsialistid tahtsid neid hoida enda turvalises keskkonnas. Nii et palju on meil vaja veel ka õppida, kuidas koos töötada, aga alguspunkt võikski olla see, et vaadata, kas puudega inimene või muud teenuse kasutaja peaks nüüd olema
spetsialiseerunud mingis eriasutuses või sobiks tal olla ka kogukonna teenuse all, kus ta saaks näiteks vabatahtlike poolt mingit tuge? Aitäh! Mina küsiksin küsimuse rahastamise kohta. Kas need tegevused, näiteks mida mainis Tuki-Tuk, kas neid rahastab riik või omavalitsus või on see erarahastus hoopis, kuidas neid rahastatakse või on need hoopis vabatahtlikud? Kas Tuki-Tuki rahastatakse või mitte riigi poolt? Ja Tuki ja tema kolleeg, kes on ka tema meeskonnas, saavad rahastuse kohalikult omavalitsuselt. Niisiis kohaliku omavalitsuse eelarvest tuleb see raha. See on miski, mis on muutunud Hollandis aastal 2015, muudeti seadust. Varem oli kõik riiklikult rahastatud ja kohalikud omavalitsused ei omanud mingit vastutust kohalike teenuste rahastamise eest, sest et see oli kõik niimoodi kõrgemalt rahastatud riiklikul tasemel, aga nüüd aastast 2015 kehtib uus sotsiaaltoetuse seadus, mille raames raha suunatakse riigilt omavalitsustele ja omavalitsused vastutavad siis kogukonnateenuste eest. Aitäh! Samuti küsiti eriteenuste kohta ja sellise nurga alt, et kas on kliente või selliseid inimesi, kellel on vajadus toetuse järele, mis on selline sügavam vajadus, neil on vaja abi ravimite võtmisel, neid tuleb pidevalt jälgida, sest nad võivad viga teha endale või teistele. Kas ka nemad on kogukonna teenuse all? Jälle väga huvitav küsimus. See on keeruline teema, sest kogu see abi, mida sotsiaaltöötajate kohalik meeskond saab pakkuda, seda pakutakse koha peal, aga olukorras, kus on siis kohtulikult suunatud keegi, ütleme näiteks juhtumi korraldaja on suunanud näiteks tingimisi vabastatud isiku, siis tuleb teha koostööd just selle kriminaalhoolduse ja kriminaalhooldaja ning kohaliku omavalitsuse vahel. Ja seda valdkonda me alles arendame, meil on selles vähem kogemusi. Small number of people inside prison or other kinds of Hollandis on väga vähe inimesi, kes on viibivad vanglas või muudes suletud asutustes, mis tähendab, et me peame olema võimelised pakkuma ka kogukonnas vastavaid tugiteenuseid. Mõnikord see toimib hästi, aga teinekord ei ole see tugi piisav ja siis tekivad ka probleemid. Meil on erinevaid projekte, kus me katsetame koostööd, mis saaks toimida nii, et ühtepidi oleks kogukonnas piisavalt turvatunnet ja see on ju ääretult oluline, et kogukonnas oleks turvaline ja et samas seda inimest, kes vajab abi, toetataks tema taastumise ja taaslõimumise juures. Aitäh! Ja enne kui lõpetame, meil on veel 3 minutit aega, kas sul on meile mõned nõuanded? Me oleme praegu selles protsessis, kus me proovime
suunata oma teenuseid kogukonnakesksemateks ja vaimse tervise teenused on ka transformatsioonis, proovime pakkuda rohkem tegevusvabadust ja kaasata rohkem kogukonna tegevusi. Mis oleksid sinupoolsed nõuanded või võib-olla, mida peaksime vältima sellel üleminekul? Yes, there's not one golden rule, of course. Jaa, sellist võluvitsa kahjuks ei ole, aga paradigma muutus on see, millest kõik algab. Nii et institutsionaalsusest kogukonnakesksusele. Just, et teenuse pakkumine ei alga mitte ülalt alla kuskilt institutsioonist, vaid see algab kogukonnast, kogukonna sisesest ühtsusest, nii et selline mõtteviisi muutus on oluline ja samuti praktiline muutus. Hästi praktiline samm Hollandis, mis aitas edasi liikuda, oli see, et me tegime kogukonnapõhised multidistsiplinaarsed meeskonnad ehk et teime kokku erinevate valdkondade esindajad ja kadusid ära, ütleme, need sellised barjäärid, et meil olid koos arstid, vaimse tervise spetsialistid, sotsiaaltöötajad ja alguses oli päris keeruline see koostöö, sest alguses tundsid need inimesed vajadust oma selliste rangete protokollide, süsteemide järele, nii et see kõik tuli uuesti otsast alustada, ümber ehitada, aga samas oli pluss see, et neil oli nüüd ümberringi kogukond. Nii et selline protsess endiselt on käimas ja me endiselt arendame. Nii et jah, kogukonnapõhised multidistsiplinaarsed meeskonnad, selliseid ma soovitan kasutusele võtta, kes töötavadki iga inimesega kogukonnas, kes tuge vajab. Ja see aitab suurendada kogukonna tugevust, kui probleeme on võimalik lahendada kogukonnas. See võimaldab luua uusi koostöövorme, arendada uut suhtluskeelt välja, kuidas suhelda omavahel eri spetsialistidel. Ja inimesed hakkavad ka paremini aru saama, mida nad ise saavad kogukonnas ära teha ja mis ressursid on kogukonnas olemas, kuidas neid ära kasutada. Nii et sellist mudelit kindlasti võiks katsetada Eestis ja vaadata, mis juhtub. Suur tänu. Kui sind kuulasin, siis tuli mul selline mõte, et meil on Eestis vaja loovust ja sind kuulates ma hakkasin mõtlema, et kogukonna töö aitabki suurendada loovust. Nii et selline suurepärane energia, millest me kindlasti väga palju saame õppida. Suur tänu, Jean-Pierre ja Tuki-Tuk. Ning nüüd jätkame oma ajakavaga. Teeme praegu väikese pausi. Lehvitame teile. Aitäh, Jean-Pierre. Ning läheme tagasi eesti keelele. Aitäh.